Tere, minu nimi on Kamille, me oleme Luuka evangeeliumis 16. peatükis ja vaatame läbi Jeesuse räägitud mõistujutte, tähendamissõnasid. See mõistujutt tuleb nüüd otse järgi kadunud poja mõistujutule ja ma loengi selle kohe ette. Seejärel ütles Jeesus ka oma jüngritele. Ühel rikkal mehel oli majapidaja, keda süüdistati tema vara raiskamises. Ta kutsus majapidaja enda juurde ja ütles talle, mida ma pean sinu kohta kuulma? Pane kirja kõik, mida sa oled majapidajana teinud. Ma ei luba sulle enam oma majapidamist juhtida. Siis arutles majapidaja endamisi. Mida ma peaks küll tegema? Mu isand võtab minult majapidaja ameti ära. Maad kaevata ma ei jaksa ja kerjata on mul häbi. Ahaa! Ma tean, mida ma teen, et teised mind enda juurde võtaksid, kui mind majapidaja ametist lahti lastakse. Ta kutsus üksteise järel kohale kõik oma isanda võlglased. Ta ütles esimesele, kui palju sa mu isandale võlgned? See ütles, 100 patti oliivõli. Ta ütles temale, võta oma võlakiri, istu maha ja kirjuta kohe 50. Järgmisena küsis ta teiselt, kui palju sina võlgu oled? Too vastas, 100 koori nisu. Ta ütles temale, võta oma võlakiri ja kirjuta 80. Isand aga kiitis seda majapidajat, olgugi et ebaausat, aruka tegutsemise eest. Selle maailma inimesed on teistega asju ajades arukamad kui valguse lapsed. Samuti ütlen ma teile, tehke endale sõpru selle maailma varaga, et siis, kui see vara otsa saab, võtaks need sõbrad teid igavestesse elupaikadesse. Kes on ustav väikestes asjades, on ustav ka suurtes, aga kes on ebaaus väikestes asjades, on ebaaus ka suurtes. Kui te pole olnud ustavad selle maailma vara kasutamises, kes usaldab siis teie hoolde tõelisi rikkusi? Kui te pole olnud ustavad võõra vara kasutamises, kes annab siis teile kätte selle, mis on mõeldud teile? Ükski sulane ei saa olla kahe isanda ori, sest ta kas vihkab üht ja armastab teist või hoiab ühte poole ja põlgab teist. Te ei saa olla ühtaegu Jumala ja rikkuse orjad. Selline lugu ja ausalt öeldes on see lugu aastaid minus segadust tekitanud, sest siin kiidab Jeesus ühte meest, kes ebaausalt oma asju ajab. Kui me nüüd vaatame, kellele Jeesus seda lugu räägib, siis ta ütleb siin alguses, et ta ütleb seda oma jüngritele, nendele, kes tahtsid Jeesuselt midagi õppida ja käisid tema järgi. Ja mulle tundub, et see lugu on otsene jätk kadunud pojale. Et kui selles kadunud poja tähendamissõnas räägib Jeesus loo ja adresseerib selle variseridele, nendele väärikatele, religioossetele meestele, siis tundub, et nüüd sellest samast loost tahab Jeesus, et õpiks tema jüngrid samamoodi midagi. Ja huvitav on see, et mulle tundub, et ta toob paralleeli selle noorema kadunud vennaga. Siin on kasutatud sama sõna selle majapidaja juures, et teda süüdistati siis selle rikka omaniku vara raiskamises. Ja see sama sõna on seal noorema poja puhul kasutuses, et ta raiskas ära isalt saadud päranduse. Mida me siis sellest õppima peaksime? Kui see majapidaja siin on ära raisanud omaniku vara ja kui see nüüd välja tuleb, see tema tegevus, siis ähvardab teda kohakaotus. Ja nüüd siis selles hirmus, et mis saab minust edasi, hakkab ta otsima lahendusi. Ja tegelikult natukene sama muster minu meelest on kadunud poja loos, kus see noorem vend, kes on ära raisanud kõik raha, mis ta on isa käest saanud,
kui ta on näljas ja paljas, siis ta hakkab otsima lahendusi, et mis must edasi saab, mis tuleb, mis mind ootamas on. Ja see hirm tuleviku ees paneb tegutsema nii seda nooremat poega kui seda majapidajat selles loos. Ja kuidas siis leiab see majapidaja lahenduse? Ta jõuab sellisele järeldusele, et ma ei jaksa kaevata, ma ei jaksa seda teha ja toda teha. Järelikult mul on vaja inimsuhteid, et inimsuhted mind hoiaksid vee peal, aitaksid mind edasi, kindlustaksid mu tulevikku. Ja just nimelt see mõttekäik on see, mida Jeesus tegelikult minu meelest siin kiidab. Ta ei kiida kindlasti seda, et see mees oli ebaaus, vaid tõesti seda nutikust leida lahendus asjale. Ja mis mind siis paneb seda kõike järeldama? Ma saan siit edasi lugedes aru, et ta ütleb 9. värsis, et tehke endale sõpru selle maailma varaga, et siis, kui see vara otsa saab, võtaksid need sõbrad teid igavesse elupaikadesse. Et nii nagu sellel majapidajal, ta leidis siis, et inimsuhted ja sõprus on see, mis aitab mind tulevikus edasi. See küsimus, et mis minust edasi saab, see oli tema vastus sellele. Ja nüüd Jeesus ütleb, et vaimses mõttes kehtib sama reegel, et mis minust edasi saab vaimses mõttes, kuhu ma tahan välja jõuda, et selle maise varaga ma saan küll täita oma paunu praegust, kuid see nagu pikas ja igavikulises ja vaimses perspektiivis ei täida mind, täidavad aga suhted. Ja ta ütleb, et need suhted sillutavad meile tee sinna igavesse paika, sellesse kohta, mis jääb, kus me jääme. Ja kõige lõpuks ta ütleb siin niimoodi, et te ei saa olla ühtaegu Jumala ja rikkuse orjad. Me peame midagi valima. Kui ma tahan jõuda välja Jumala juurde, siis ma peaksin olema kaval ja tegema häid valikuid oma kõigega, mis mul on, oma finantsidega, oma annetega ja rakendama neid nii, et inimsuhted minu ümber saaksid sellest toidetud ja mitte minu enda paun. Ja see olekski ehk see küsimus lõpumõtiskluseks, et kuhu ma investeerin? Kas ma investeerin oma pauna siin ja praegu või ma investeerin suhetesse, mis lõpptulemusena sillutavad mu teed Jumala juurde? Aitäh, et sa tulid taas kord ja ma kohtun suga juba varsti järgmises tähendamissõnas. Kõike head!